Tšauki, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile, minu järgmisesse vlogi. Täna on teisipäev ja kuna mul on see nädal tulemas päris palju põnevaid asju, siis mõtlesin, et tahaks jäädvustada. Siis ma reaalselt iga kord alustan oma vlogi vist selliselt, et tahtsin natukene näidata ja filmida. Aga lihtsalt nii ongi. Ma ärkasin hommikul kuskil 9:30 paiku, et ma jõuaks rahulikult hommikusööki süüa ja nüüd ma liikusin juba Freeflow'sse. Ma annan siin täna eratundi ühele muu sõbrannale, kes on Rootsist tagasi Eestist. Ta elab seal, tahtis mult eratundi võtta ja üli tore, et ta kirjutas mulle sellise sooviga. Kusjuures siis, kui ma siia liikusin, siis oli üli ebamugav situatsioon või nagu siuke veider situatsioon. Ütlesin, et ma lähen hüppan ruttu siit alt Maximast läbi, et võtan endale kohvi. Ja kohe, kui ma poodi asusin sisse, ma näen, et seal nagu iseteeninduskassas on mingi mees, kes hullult nagu vaatas mind. Teate seda nagu sisemist tunnet, kui sa saad aru, et okei, see on nagu veits kahtlane. Ja mul kohe tekkis see, läksin, võtsin nagu kohvi ära, ma näen, et see mees ikka veel maksab seal kassas mingi rahulikult, pakib oma asju, lähen siis tema kõrvale kassasse, et osta siis ka enda kohvi ära, vaatan, et ta nagu silmanurgast vaatab, ma mingi oh my god, siis ma näen, et ta hakkab nagu kassa juurest ära minema, et nagu välja minna, jõudsin ka ära maksta ja siis näen, et ta nagu ootab seal ukse juures, ma mingi okei, ma siin olen mingi telos või ma ei tea, toimetan midagi enne, kui ma hakkan minema. Ja siis näen, et okei, ta nagu läks sealt uksest välja, läksin ka uksest välja ja ma näen, kuidas ta nagu üliaeglaselt kõnnib ja siis ta kõndis nagu mööda sellest Freeflow väravast, kus ma muidu ära pööran ja nagu õnneks ta oli seljaga ja siis ma keerasin ruttu nagu ära sinna ja kui ma kõndisin mööda seda nagu tunnelit, siis mul seal ees on klaasuksed ja ma näen nagu peegeldust ja saate aru, see mees kõndis tagasi ja vaatas, kuhu ma lähen. Ja see oli nii creepy, reaalselt nagu miks inimesed peavad sellised asju tegema või miks nagu mul oli kohe nii kõhe, ma reaalselt pöörasin ära, et ruttu uksest sisse minna, ma reaalselt nagu kiirustasin, et ta nagu, ma ei tea, mul oli kohe peas, et ta raudselt hakkab mingi jooksma ja tuleb mulle järgi ja mida iganes. Ühesõnaga, see oli nii ebamugav ja nii vastik ja nagu, ma ei tea, miks, ta oli mingi 50-ndates mees. Nagu mine ela oma elu ja lihtsalt lase teistel ka oma elu elada. Ja ära tee mingid sukest creeperi asju. Ühesõnaga. Aga ega midagi, ma nüüd joon oma kohvi, valmistun natukene trenniks ette. Ja siis ma pean tegelikult ennast valmis tegema, sest meil on täna Mariti ja Simonaga videoshoot. Aga eks ma räägin sellest juba varsti täpsemalt. Nii, me oleme nüüd sõidus. Lähme, mis selle kohal on? Haven-Kakumäele, sest et Maarit sai kutse, tegelikult me jälle juba ei mäleta ka Rexona üritusele. Jah, Rexona üritusele. Me oleme suppmatkale ja tegelikult ma kujutan ette, kuidas hakkab välja nägema. Seal pidi on mingi suppjooga. Jooga. Et mingi 3 erinevat asja, et me nagu teeme mingi 3 saates. Ma ei tea, midagi ennikast oli. Okei, ühesõnaga, õnneks ilm on vist fine. On jah, teeme topelt vlog. Ja meil shoot läks ma arvan väga hästi. Ja, me saime kõik purki. Ja nagu see timing, et meil oli 30-st, kellel oli 30, kui pidi läbi saama, meil oli nagu kõik tehtud, mis oli vaja teha. Ja me jõudsime isegi nagu ekstra asju teha, mida sa nagu valgusid. Mida ma ei planeerinud. No äsõnaga väga exciting, ma arvan, seda oli ilus. See oli väga ilus. Ja see valgus oli ka väga ilus. Nii et exciting! Kohale jõudes saime kohe ka lipsod, mille panime supitamise jaoks selga. Jõudsime seal natukene snäkitada ja siis tehti väike tutvustus Rexona poolt ja räägiti täpsemalt, mis üritusel toimuma hakkab. Kõikidele anti kaasa ka kinkekotike ja nii tore, et seal sees oli ka veekindel telefonikorpus, mida saime siis kohe kasutama hakata. Me alustasime suppjoogast, mis oli nii palju raskem, kui ma arvasin. Lained olid üsna korralikult, ehk pidi väga palju vaeva nägema, et üldse laua peal püsiks.
siis läksime mere peale lihtsalt supitama ja nautisime mõnusat päikest. Tänane päev on lõpuks läbi saanud, kell on mingi 10:30 õhtul, ma lõpetasin kella 10 trenni ja see oli nii intensiivne päev, ma ei arvanud, et sellest nii intensiivne päev tuleb ausalt öeldes. Aga jaa, nii tore päev oli reaalselt. Tulin Dance Acti ette anda 2 tundi trenni, meil oli selle hooaja viimane trenn ja nüüd neljapäeval on meil videoshoot tantsudega siis, mis meil olid selle hooaja viimased tantsud ja ma arvan, et see tuleb väga äge ja põnev ja siis nüüd ma olengi veits istunud ja ennast kogunud, et hakata kodu poole liikuma, aga ma olen nii väsinud reaalselt. 1,5 tundi eratundi, tund aega videoshooti, et siis mingi tund aega supitada ja supijoogat teha, et siis 2 tundi veel trenni teha otsa, see oli nagu crazy. Mu energiavarud on mitte üsna, need on täiesti otsas. Aga ma tean, et mida kiiremini ma koju jõuan, seda lihtsam mul pärast on, nii et ma ruttu pakin oma asjad kokku, lähen koju ja söön midagi, sest ma olen suht näljane. Seal üritusel küll anti mingit snäkke ja asju, aga mu viimane nagu siuke korralikum toit oligi enne seda Rexona üritust, mis ma võtsin mingisuguse burrito, mida ma sõin, aga ma tahaks nii väga süüa. Seega jah, ma pakin nüüd ennast ruttu kokku ja lähen koju. Nii naljakas, et täna oli Hillsis viimane trenn ja hooaeg saabki läbi. Homme mul on veel üks viimane trenn, mida ma pean andma, on jazz funky ja siis ongi juba vsjo ja saabki hakata suve nautima. Nii et jah, väga lahe, et suvi hakkabki nüüd nagu päriselt. Tere hommikust, täna on kolmapäev ja ma liigun hetkel kesklinna, sest et mul tuleb minu teine laulutund lauluõpetaja juures, kellega me harjutame siis. Ühesõnaga jah, ma tundsin, et mul ei ole päris nagu hingamine paigas. Ma tahaks osata õiget tehnikat ja ma ühe korra nüüd käisin eelmine nädal ja siis ta ütles, et mul on see põhiline tantsija sündroom või viga, et mul on lihased liiga tugevad, et ma hoian liiga nagu pinges enda lihasid kogu aeg ja mul on vaja sellest nagu lahti saada laulmise ajal. Ühesõnaga sain veel päris palju nippe juba selle 1 tunniga, aga ma tundsin, et mida rohkem ma seal saan käia, seda nagu enesekindlamalt ma tunnen ja nagu paremini ma tunnen. Muidugi ei jõudnud eelmisest nagu laulutunnist alates kordagi harjutada, sest et see viimane nädal on olnud crazy, olgu, ma saan ilmselgelt mingeid vabandusi siin öelda, aga tõesti mul kuidagi nagu nii kiiresti see aeg läks ja ma ütlen talle ausalt ka, et sorry, ma ei jõudnud, aga vähemalt ma lähen täna ja enne ma tahaksin jõuda läbi käia ka TLÜ raamatukogus, kus ma tean, et saab printida. Ma tahaks laulusõnad välja printida, et ütles, et oleks hea, et saaks nagu märkida neid hingamiskohti üles, et ma saaks siis nagu selle järgi hakata harjutama, et millal ma pean hingama ja nii edasi. Ja õhtul on mul jazz funky trenn, ega muud ei olegi midagi, ma käin prindin ja lähen möllön. Ma olen jõudnud Free Flow'sse vahepeal, minu missioon, et printida laulusõnu ei läinud läbi, aga õnneks tänases laulutunnis meil ei olnudki neid veel vaja, tegime mingid hääleharjutusi ja nagu nii crazy, et ma arvasin, et mu hääl ei ulatu ülesse poole põhimõtteliselt üldse, aga tegelikult on lihtsalt vaja õiget tehnikat selleks, et see tuleks ja julgust ka, sest et ma vist kardan kõrgemalt laulda ja nagu täna see oli nii intensiivne reaalselt. Ma tunnen, kuidas ma lihtsalt nagu see mingi hingamine paika panna, kuidas sa mingi sama lõdestad ja mingi blablabla. Ja siis ma lihtsalt oli vahepeal seal mingi aga üli hea ja ülikasulik oli ja ma olen nii õnnelik, et ma sain seal jälle käia. Aga nüüd mul hakkab 15 minuti pärast eratund. Ma ühele tüdrukule, kes on artist, teen talle mingitele tema enda lauludele liikumist ja siis meil oli eelmine nädal ka temaga üks eratund, kus me lihtsalt vaatasime natukene. Ma õppisin tema enda loomulikku liikumist tundma, siis tänaseks ma panin siis paika tema ühe laulu peale
konkreetse liikumise, nii et siis teeme seda, seal on niisugune täpselt muusikas ülihea niisugune dance break koht, kus me teeme siis full koreat, aga muidu on nagu niisugune rohkem lavastuslik ja ühesõnaga väga põnev, et ta kirjutas mulle niisuguse sooviga, et ta vist ja õpib muusikat või õppis muusikat USA-s ja nüüd ta läheb tagasi Los Angelesse ja tal on esimesed show'd augustis, nii et seal ta saabki siis neid samasid liikumisi juba kasutada, nii et very exciting, aga enne kui ta tuleb, mõtlesin, et ma teen paar korda ise ka läbi, et ma teaks täpselt, mida ma nagu mis see täpselt oli, mis ma tegin. Vahepeal tagasi koju jõudnud ja kuidagi nii tore õhtu oli. Pärast trenni läksime date'ile ja sai veits puhata ja head toitu süüa ja koos lihtsalt olla ja täiega mõnus oli ja lendavas taldrikus oli jälle nii hea toitu, nagu me küll võtsime täiega palju toitu ja me ei jõudnud üldse, nagu meil jäi mingi üle poole alles ja siis võtsime kõik koju kaasa, saame homme siis ka süüa. Aga ega tegelikult täna ma väga ei plaaninudki rohkem midagi teha. Ma panin paika natukene seda, mida me teeme homme. Me lähme homme Heels gruppidega tantsuvideosid filmima ja selle jaoks ma tahtsin teha natukene nagu ettevalmistust, et mis hetkedel on meil, ma ei tea, close-up'id, mis hetkedel meil on sellised white shot'id, et meil läheks homme võimalikult produktiivselt ja nagu kiiresti, et ei tekiks liiga palju segadust seal, et hiljem, kui Rooma tagasi koju jälle tuleb, siis räägin veel temaga ka üle, ta tuleb meid filmima ja et tuleks nagu võimalikult äge video ja samas nagu, et ei oleks liiga palju mingeid segadust lihtsalt sellest, et mis me nüüd teeme. Võib-olla ka mingid ideed läbi rääkida, et võib-olla ta oskab soovitada või ka natukene paremini nagu juhendada, et mis seal täpselt võiks olla. Et me ei tee niisugust nagu one-shot videot, otsast lõpuni tantsime ja nagu videograaf filmib, vaid teeks nagu erinevaid nurkasid ja mingeid close-up'e ja asju, et tuleks nagu dünaamiline ja ilus video, et saaks rõhutada nagu ilusamaid kohti nagu võib-olla lähemalt ja mingeid põhiosasid näidata kaugemalt, et ma olen väga excited, sellepärast, et me teeme seda, me pole sellist filmimist nendega juba ammu teinud, viimane Heelsi video selliselt, ma ei tea, see oli reaalselt mingi 3-4 aastat tagasi, 3 vist pigem 3 aastat tagasi, kui me käisime Põhjala tehases filmimas ja siis tuli ka siuke, suht nagu rushed video, ma ütleks lõpuks, siis ma olin seal, ma mäletan veel esimest korda kontsadel pärast seda, kui mul oli põlveoperatsioon ja ma olin ära taastunud, siis ma olin mingi ma nüüd pean kontsad jalga panema, et see oli veits nagu minu jaoks kaootiline, et ma ei olnud väga valmis selleks. Aga ega rohkem midagi ma ilmselt nüüd ma isegi tegelikult ei tea, mis ma tahaks teha. Tahaks vist natukene kodu koristada ja võib-olla juba seda sama vlogi monteerida, et see läheks võimalikult ruttu välja. Aga ega midagi. Tšau! Tere hommikust, täna on neljapäev ja miks ma hingeldan on see, et Free Flow'sta tulles see lift oli katki jälle. Ja kõik, kes Free Flows teavad, siis kui sa saad aru, et lift ei tööta, siis see on nagu peab lihtsalt võrras, et olen nagu glowy, sellepärast see oli päris raske, sest mul oli nii palju asju ka. Aga ma käisin just Dansektis koosolekul, arutasime natukene uue hooaja mingeid plaane, mõtteid, mida uuendada, mida teha, mida mitte ja nii edasi. Ja nüüd ma tulin Free Flow'sse, et Maaritiga teha uue show proovi. Meil on esmaspäeval, 23. jaanipäeval siis üks uue show tulemas, kus me teeme üle väga pika ja uut uue show kava ja meil on vaja seda meelde tuletada ja harjutada, et oleks kõik nice ja sinna tulevad 2 trikipoissi ka. Üks on Rooma ja teine on tema sõber ja ma arvan, et see tuleb päris äge, et saame ilmselt, ma eeldan, et see on vabas õhus teha seda show'd jälle, aga enne seda ma pean veel Nancy show'l käima. Ühesõnaga, seda siis juba uuel nädalal, aga ega täna ongi tulemas meil 2 Heelsi tantsuvideo filmimist ja enne seda ma ilmselt tegin ennast lihtsalt valmis ja natukene chillin ja saime selle Free Flow tantsu etenduse, hooajalõpuetenduse videod ja pildid ka kätte ja ma just hakkasin täna neid natukene monteerima, et me saime need nagu täismahus videod, ülevalt alt mingid close-up'id, diagonaalist nagu klipid kätte ja need olid reaalselt mingi
üle 200 giga. Ma lihtsalt olin mingi holy moly. Lõikasin sealt meie kavade nagu jupid välja. Ja nüüd ma tahaks nendest teha mingid nagu väikese editiga, et oleks nagu põnevam vaadata ja siis saan saata need õpilastele. Ja ega midagi. Let's go, proovi. Jälle Dance'ti jõudnud. Mul on 3 minutit aega, et süüa ruttu. Ma võtsin Ergioskast mingi suvalise vrapi, et ennast korda teha ja jõuda BFM-i, sest meil hakkab tunni aja pärast filmimine. Ma olen nii naljane, ma sain viimati hommikul. Peale proovi kuidagi läks aega järsku nii kiirelt. Ma läksin osadele oma õpilastele kontsakaitsmeid ostma, sest nad ei jõudnud kuskilt läbi käia. See kõik võttis nii palju aega ja nüüd ma olen väga ajahädas. Arvan, et ma teen meigi siin Dance'tis valmis. Ja siis lähen. Või tegelikult, võib-olla ma võtan lihtsalt asjad, kuna õues sajab vihma, siis ma võtan ilmselt asjad, liigun kohe otsa sinna, et siis ma saan seal ennast nagu full valmis teha, sest muidu vihm rikub lihtsalt ikka ära. Ja, see on hea mõte. Let's go. Siin oli mu glamuurne koht, kus ma ennast valmis panin. Tegin enam-vähem meigi ära ja nüüd ma lähen teen saali valmis, tähendab lahti. Ja saan ennast edasi settida ja ilmselt varsti hakkavad naised ka kohale jõudma, nii et exciting! Võid korraks hingata, ma arvan, et me panemegi toolid nüüd ära või jäta neid taustale. Filmimine on tehtud ja ma nii arvasin, et mul on väga teistsugusemad emotsioonid pärast seda filmimispäeva, aga kuidagi kõik läks järjest pekki. Meil oli sinna jõudes, meil pidi olema eelprogrammeeritud valguse setup seal ja siis see oli kõik. Seal oli keegi, kes ei oleks pidanud selle valguspuldiga susserdama, susserdas igatahes seal ja me üritasime siis selle kontaktiga, kelle kaudu me selle ruumi saime, üritasime Messengeri teel lihtsalt 40 minutit seda valgust saada tagasi, sest see ei ole nagu kerge valguspult ja ta oleks pidanud nagu sinna koha peale tulema ja siis me nagu lihtsalt kirjutades ja mingi pilte saates üritasime saada asja paika ja selle peale läks reaalselt 40 minutit ja siis me saime alles hakata Heels Openiga tegema ja lihtsalt kahju, et ma arvan, et see video ei tule päris selline, nagu ma eeldan, et see tuleb, sest et ikkagi tänaseks filmimiseks oli vaja väga palju iseseisvat tööd teha ja ma arvan, et see ei olnud meie parimas nagu seisus kindlasti, sest et väga palju sünkro asju oli seal ja ma loodan, et vähemalt mingidki kaadrid on nagu enam-vähem. Kuna mul oli see tuju ka nii nagu ära sellega, et kõik läks nagu selle valgusega niimoodi, et kõik venis, siis või nagu hästi raske olla kuidagi positiivne ja ma nagu olin suht nõudlik, aga ma arvan, et kui ma oleks olnud mingi suva, mingi bla, siis me ei oleks ka neid üksikuid kaadreid saanud, mida me võib-olla, ma loodan, et saime. Ja siis ma tegelikult otsustasingi, et ma ei taha rohkem filmimisel ise osaleda, vaid et ma Heels-algajatega nagu juhendasin neid, ei tantsinud, vaid jälgisin sünkro asju ja aitasin neid sellega. Seal meil oli kuidagi nagu seis väga palju parem ja valgus oli väga ilus. Aga jah, lihtsalt kuidagi, ma ei tea, see võitis mul nii palju kõike. Lihtsalt, ma ei tea. Tšauki, täna on reede ja õues on nii ilus ilm, et ma otsustasin, et ma monteerin natukene rõdu peal, samal ajal kui ma päikest võtan, ma ausalt ei ole paljas. Ja Luunaga siin täiega chillib minuga ja tegelikult õhtul, ega mul muud midagi plaanis ei olegi, kui ainult see, et me lähme Empire Show tantsijatega balletti vaatama. Camilla, kes on siis seal the boss, kutsus meid kõiki balletti vaatama, ostis meile piletid ja siis me lähme ja
Estoniasse Luikede järve vaatama. Ma ei ole üliammu käinud balletti vaatamas, nii et ma arvan, et see tuleb väga tore. Et siis saab veits nagu dress upida ja midagi nagu sükest koos teha ka tantsijatega koos ja just, et see, et see on nagu meie nii-öelda tööle väga teemakohane üritus, mida koos teha, nii et ma arvan, et see on väga tore. Ma olen balletiks valmis. Panin konsad, sellised püksid, topi, käekott ja võtan Miyagi ka kaasa. Mul on kodu täielik mess, aga mul on vaja juba liikuda, nii et lähme balletti vaatama. Oh, wow. Me oleme siin lihtsalt. Austasime, et meie kohad on full vipis rõdu peal. Ja mitte kus teised on. No siis on front row view. Tere hommikust, täna on laupäev ja mul on üle väga pika aja täiesti vaba päev. Mul ei ole kalendris ei tänaseks ega homseks mitte midagi plaanis ja nii hea oli ärgata mõeldes, et ei pea täna mitte midagi tegema. Ja ma tegelikult ei teagi, mida ma teha tahaks. Ma võib-olla tahaks teha trenni, õhus ei ole väga ilus ilm ka, võib-olla kinno minna. Me veel ei tea ka, mida me jaanidel teha tahame või mis sellega saab, sest meil on esmaspäeval uue show, kus me mõlemad Roomaga oleme ja enne seda mul on veel Nancy, ehk siis natukene nagu cutib ära selle, kuidas või mida teha jaanidel, sest et see on täpselt see põhijaanipäeva päev. Üks variant on veel minna ka mu sõbranna juurde nagu maale. Täna, aga ma ei tea, veits tahaks nagu lihtsalt olla ka, sest et ma olen nii sotsiaalne olnud kogu aeg, et tahaks veits nagu lihtsalt olla. Aga eile oli ülitore, äge, et me läksime balletti vaatama. Ma polnud seal käinud reaalselt, ma ei tea, mis ajast saadik. Ma arvan, ma käisin viimati seal algklassides või mingi põhikoolis. Ja täiega ilus oli ja me istusime loožis, ehk siis mul oli siuke full VIP tunne seal. Ja pärast läksime Parrotisse veel istuma ja jutustama ja mulli jooma. Ja pärast ma veel läksin Telliskivisse, kus Rooma oli oma sõpradega. Ma olin seal ma tundsin ennast nii overdress, sest et ma olin seal mingi kontsadega ja käekotikesega ja Telliskivis ei ole üldse siuke vibe. Ja siis ma mingi klõbistasin sinna ja nad mängisid seal Pinksi ja siis ma tegin kohe mängu oma kontsadega ja see oli lihtsalt. Ma arvan, et see nagu kõrvalt oli natukene naljaks, aga samas fun. Ja tegelikult me jõudsime koju, ma arvan, mingi 2:30 paiku alles. Suht hilja jõudsime ja nagu magasin täna suht pikalt mõnusalt ka. Ehk siis sai ennast välja magada ja ehk siis näis, mis tänases saab, et võib-olla ma isegi tea, kas ma jätkan siin vlogi filmimisega või mitte. Oleneb, mis plaanid on, kui on full kodumood täna, siis ilmselt sellega ma lõpetan. Aga võib-olla mitte, vaatame jooksvalt. Let's go! Me tulime padelikeskusesse padelit mängima. Ma reaalselt ei mäleta, millal ma viimati oleks padelit mänginud, nii et ma olen väga excited, et saab jälle tulla ja midagi koos Roomaga teha sellist aktiivset. Ma vahetan ruttu enda riided ära ja meil juba 5 minuti pärast hakkabki väljaku aeg, nii et tuleb ruttu teha. Nii et let's go! Wow. Tere hommikust, täna on pühapäev ja meie lähme Kõrvemaale diski mängima.
4 tundi hiljem olen ma lõpuks tagasi kodus. Ma ei olnud nii ammu diski mänginud, sest on mingi aasta aega möödas, kui ma viimati käisin diski mängimas. Nii et üsna raske oli nagu harjuda jälle, et mida täpsemalt tegema peab. Aga Kõrvemaal oli väga mõnus ilm ja ma tunnen, et mu põsed said natukene päikest. Nüüd tuli mu koju, Rooma läks veel jõusaali ja ma mõtlesin, et ma teen kodus süüa ja ma tahaks natukene vist küpsetada. Meil on mingid banaane ja asju, et ilmselt ma teen banaanileiba näiteks ja ilmselt õhtul, no tegelikult kell on juba 9 saanud, aga hiljem ma arvan, et me saame sõpradega kokku ja teeme midagi, mängime äkki laumänge või midagi ja ega ongi, tuleb siukene chill õhtu, ilmselt tegelikult tahaks natukene monteerida vlogi ka ja väga mõnus oli värskes õhus olla ja teha midagi siukest nagu kind of aktiivset, aga mitte midagi nagu crazy't, et disk on täpselt siukene, et sõpradega chillime õues ja ma ei tea, käime mööda metsa ja viskame veits kettaid ja see on tegelikult väga tore. Ma usun, et suvel jõuab veel diski mõnusalt mängida, sest tegelikult on see tore ja Rooma kogu aeg mängib ka ja kogu aeg kutsub mind, aga nüüd mul on lõpuks siis vaba aega, sest et hooaeg on läbi ja saab käia rohkem seda tegemas. Banaanileiva retsept oli väga lihtne. Kõigepealt surusin banaanid kahvliga katki, lisasin sinna juurde munad ja suhkru ja kloppisin selle kõik siis kokku. Sulatasin või, lasin selle natukene jahtuda ja lisasin selle siis sinna banaanide juurde. Eraldi kaussi panin jahu, küpsetuspulbri, kaneeli ja soola, segasin need omavahel ja lisasin banaanisegule. Määrisin võiga kokku keeksi vormi, lisasin selle möksi sinna sisse, küpsetasin 175 kraadises ahjus umbes 45 minutit ja valmis ta oligi. Kell on veerand 2 öösel ja järsku me avastasime aknast, et meil siin ülilähedal on mingi räigelt suur must tossupilv. Helistasin 112, öeldi, et äkki keegi teeb jaanilõket. Ma olen mingi nope. Ja nüüd me lähme vaatame lähemalt, sest et mis asi see on, mis asi põleb. Ja nüüd, kui me lähemale jõuame, siis me kuulsime mingeid praginaid, et äkki mingi maja läks põlema. Ei tea.